kui ma 17 olin, siis ma läksin suveks Punase Risti laagrisse Norrasse vabatahtlikuks ja juba seal ma mõtlesin, et hei, nad müüvad mind inimkaubanduse ära. Ja ma tean, sellised realistlikud hirmud, nagu tänapäeva noorte ikka on kindlasti. Ei, no see on alati hea, eks. Ei, see on jah, üle võlli keeratud, aga tõsi, sellised väikesed asjad võivad tekitada väga suurt hirmu. Mingi hetk on siis, et hei, kas ma saan rahaliselt hakkama? See on alati olnud nagu suurem hirm, sest mul ei olnud kunagi seda savingut, mul ei olnud kunagi mingi sest ma ei oleks saanud seda elustiili elada, mida ma elasin, kui mul ei olnud seda kuud, et hei, kui ma kaotan töö, siis ma saan lihtsalt chillida, seda ei olnud ükski kord. Nii et raha oli kindlasti asi, mis tekitas stressi. Okay. Ja see oli ka see, et raha kõrval, mul oli mitu töökohta korraga, mis on ka see, et okei, sa oled läbi põlenud, kas sul on kindlustus, kas sul on kõik need asjad, need kooruvad, sest ja sa oled üksi. Ja see ongi see, et sa ise, kas ma suudan ennast põrandalt üles korjata, kui midagi peaks olema. Nii et see kuulub, see on kõik need asjad, mida sa CV pealt ei näe. Eest. Kuidas sa nende hirmudega toime tulid? Mis sind aitas? Ma proovisin leida viise, mis asjad mulle meeldivad, mis ei maksa palju raha. Mis kõlab selliselt veidot, aga näiteks Tšehhis ma võtsin ühe selle kohaliku ülikooli juures ühe fotograafia aine ja seal paluti võtta mingisugune nagu aastane projekt, et midagi endale ette võtta, mis on seotud fotograafiaga ja ma võtsin endale ette, et ma käisin kõikides Praha metroojaamades. Tollal oli, ma tahaks öelda, alla 50 neid, üle 40 alla 50 ja minu siht oligi, et ma igas peatses läksin maha ja vaatasin üleval, mis seal kandis on. Nii et see oli lihtsalt viis, et ma sain alles pilti teha sellest siis, kui ma olin seda avastanud. Nii et see oli, tollal oli alla 10 euro see kuupilet, midagi, mida ma sain teha, mis õhtuti, hei, ma olen küll surmväsinud, aga see annab mulle mingisuguse sihi, et ma ei istu kodus ja ma ei mõtle üle. Nii et sellised väikesed asjad, ja mul on alati avastustuhin olnud, aga vahel ei saa avastada, ma ei tea, Egiptuse randasid. Vahel lähed avastad selle metroo ära, nii et tunne naudingut sellest, mis sul ka tavasituatsioonis pakuks naudingut, aga mis on realistlik nende võimalustega, mis sul praegu on. Siin on huvitav throwback minu jaoks, kui ma esimest korda 2000 sügisel olin Pariisis veel keskkooliõpilasena ja raha väga ei olnud, on ju. Ja see raha, mis mul kaasas oli, sai ka otsa juba nagu enne, kui me Pariisist ära läksime. Ja mida siis teha? Umbes viimased mingi paar franki, mis oli, selle eest ostsid metroopileti. Metroopilet kehtib täpselt kehtis toona, nii kaua, kuni sa metroos olid, kuni sa välja ei läinud, sa võisid sõita ja siis me lihtsalt sõitsime kõik liinid läbi ja vaatasime. Need jaamad ise seestpoolt olid ka teinekord päris huvitavad. Et see on päris hea nipp, kuidas nagu... Absoluutselt. Ja loomulikult oli ka palju inimesi tee peal, kes aitasid, et inimesed, oi, ma olen käinud ilusasti inimeste juures lõunat söömas ja õhtust söömas, sest ei jätkunud rohkem raha kui üks toidukord. Et need on sellised praktilised asjad. Sinna juurde tuleb loomulikult, ma arvan, mis on võib-olla rohkematel inimestel sellised filosoofilisemad asjad. Kas minu tööl on mõte? Kas ma täidan oma seda, mille jaoks ma siia tulin üldse tegema? Nagu sellised sügavamad asjad. Raske on nendele keskenduda, kui sa ei tea, kuidas üüri makstavad. Tõsi ta on, jah. Aga eks need tulid ka, mida aastad edasi läksid, seda rohkem tuli ka sellist, et hei, kas ma teen teadlikke otsuseid, sest minu CV ongi selline niuke värviline pusle. ja see on, ma pean mingi hetk endale tunnistasin ka, et need otsused, mida ma ei teinud, mõjutavad ka väga seda, mis otsuseid ma saan tulevikus teha karjäärialaselt. Et see, et ma ei läinud lineaarselt oma töökarjääriga, see tähendab seda, et mingid uksed on juba kinni selle võrra. Nii et see oligi see küsimus, et kas see, mida ma võidan sellest, ehk siis ma saan nii palju erinevaid asju õppida ja kogeda, kas see korvab seda üles, et ma ei saa tõenäoliselt parimat palka, parimaid tiitleid, parimaid lineaarselt kõrgelt üles tõusta. Ja hetkel see teeb seda.